kirjutasin eesti keele õppematerjaliks sobiva teksti. Nautigem protsessi. Hüüumärk. See on üleskutse, ei uhnem. Siis on selles pealkirjas ka teine pool. Enne või pärast. Läbipõlemist üks sõna. Läbipõlemine on termin, mida kasutatakse tänases Eestis ruusuvalt ja põhjendatult sageli. Paneme kirja vahemärgid ja kokku lahkud ja sina kirjutad oma oskusest protsessi nautida ja läbipõlemist vältida. Tahaksin teada, kuidas see sul käib. Tänan. Läbipõlenu üks sõna, see on inimese liik. Läbipõlenu viib coachile, koodilugejale. Koodilugeja üks sõna, niisiis coachile, koodilugejale oma hingehinnalise üks sõna, kui hinnalise, hingehinnalise. Raha, mille teenimise nimel ta läbi põleski. On üks hea väljend. Raha peab teenima sind, mitte sina raha, aga meid pannakse väga osavalt, äraspidiselt raha teenima iga lisanduva maksu ja hinnatõusuga teenime järjest kindlamalt, mitte ennast, elu, pere, elurõõmu, me teenime raha. 100, ma ütlen kohe õigesti, liiga palju numbreid, harva loen, 11 100 11 eurot Evale, 30 000 Visionile, 3000 Trofimoviga Andaluusiasse ja 1000 ja 2000 ja oi, on koolitusi, on väljasõite, on võimalusi oma raha ärapanemiseks, lootuses, et hakkab kergem. Respekt eneseväärtustajatele, üks sõna, koolitusmärk rea lõpus, eneseväärtustajatele, kes küsida oskavad, teelolijad kokku võtavad piisamiseks nii enesetunnetuse üks sõna kui arvete maksmise üks sõna tähenduses vastu kõik tööd, mis ööpäevasse mahuvad. Ööpäev üks sõna. Püüavad rügades jõuda tulemuseni, mis võimaldab vähem või üldse mitte töötades õnnelik olla. Gurude ja treenerite juurde aga minnakse protsessi nautimist õppima, Andaluusiasse vaikima, Egiptusesse galaktikaga ühenduma. Minul podisevad selleks, et peatada paaniline pärdik peas, monkey mind. Teate küll, sa tahad mitte mõelda, siis sa hakkad asju loendama, sa loendad labida täisi samme, trepiastmeid. Ja kui loendamine, mitte lugemine, loendamine läheb sassi, siis on sul jälle pärdik peas. Selleks, et peatada paaniline pärdik peas, erinevad teejuhid, üks sõna. YouTube'is näete kirjapilt ülakomaga istutatud käändelõpp. Tööde all, mis põrgivad, ilus vanamoodne sõna, põrgivad
koolon ja siit tuleb tegemata tööde monoloog. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Eile oli vaja vähe veel, jutumärgid kinni. Olle stresseeritud, kihutama tulemuse poole, jookseme amokki üle iseenese üks sõna, koma, meil ainsana olemas oleva siin ja praegu hetke. Eckhart Tolle manitseb, koma, Shaolini mungad rahustavad protsessi nautimise asemel tulemuse suunas tungelnud, kaasteeliste üks sõna, jada lahkumine üks sõna, hoiatab. Väga otsesõnu öeldes võiks ju kirjutada, et nad surevad lihtsalt ära. Aga selle läbi lillede ütlemise hind muidugi on tõsiasi, et on üsna keeruline väljendumine, et need, kes protsessi nautimise asemel tunglesid tulemuse suunas, jada lahkuvad üks sõna. Igal nädalal jäämegi õppima. Inimkond on aastatuhandeid üks sõna piitsutatud tulemussportlasteks, üks sõna, sportlase liik. Koma, nii et edukohustus kokku on meil DNA-s. Teades, koma, et multitasking võrdub multipasking, see on soomlaste väljend, ning et ühelt lambalt mitut nahka ei saa, koma, pressime, koma, kuni nõrkeme. Rahunemise asemel scrollime uudiseid pidi üks sõna, uudiseid pidi, nina pidi, juukseid pidi, üks sõna ikka. Ja rullime meediamuda kokku sees. Rulli muda sees, teate, ansambel Öed laul, kuni uued valged tossud on sul mudased. Tuleb uued osta, selleks tuleb raha teenida, sama jama. Me ise suuname hirmu kui kõige kindlama relva, iseenese üks sõna vastu ning jookseme enesekogumise kokku asemel heitunult tagasi tööle. Sprindi tempos maraton lõpeb teadagi koma, millega nii nutiajastu, üks sõna, ajastuliik, kiviaeg, ürgaeg, nutiaeg, nii nutiajastu kui ka ärevad sündmused kogu planeedil killustavad ja katkestavad meid lisaks sellele, koma, kui halastamatu kangelaslikkusega endale puid alla paneme, koma, kuni neuroosia ja kuningannadeks puhkeme. See on poetess Katie Williamsi väljend või närbume. Trust the process on trükis võimalik panna kursiivi. Kui sa kirjutad käsitsi, siis sellised sirgelt teisest keelest võetud sententsid kirjutad jutumärkide sisse, väga hea saab. Trust the process oskuse kohta ütleb Trade House ja tuleb tsitaat. Koolon, jutumärgid algavad alt. Inimesed, koma, kes praktiseerivad mindfulnessi ehk siis teadvelolekut, kohalolekut, hetkes olemist, see on kõige keerulisem kunst ever. Ka siin sinuga seda eesti keele ülesannet mõnnatades ma juba mõtlen klassiõe peale, kes õhtupoolikul külla tuleb. Ma juba mõtlen homsete tundide peale, kellele mida materjaliks pakkuda. Ma olen siin ja praegu.
võimsaim mantra üldse. Mina olen. Nii on. Naudivad rohkem protsessi, kogevad vähem survet, hästi esineda ja tulemusi saavutada. Tuleb lihtsalt pliiats või siin, sorry, paneme kinni jutumärgid ja järgmisel real algavad uued jutumärgid, kuna see on juba järgmine tsitaat. Nii sinu kirjandis, arvamusloos, essees kui blogipostituses on sinu parim enesekaitse. Ja ma ei tea midagi, tema ütles. Jutumärgid algavad jälle. Tuleb lihtsalt pliiats või pintsel kätte võtta ja hakata tegema, mitte mõelda sellele, milline lõpptulemus kokku tuleb, vaid lihtsalt nautida protsessi ennast, jutumärgid kinni, jutumärkide sees punkt asendub komaga. Ütlesid kunstitudengid üks sõna, muidu nad kuuluksid kunstile, mida nad loodetavasti teevad ka. Ütlesid kunstitudengid ERR kultuuris. Wikipedia selgitab, mis üldse on see, mille nautimise poole püüdleme. Jutumärgid algavad alt. Protsess on nähtuste ja asjade teatava tulemuseni viiv muutumise laadi poolest. Võivad protsessid olla seaduspärased, üks sõna, või seaduspäratud, üks sõna, stohastiline ehk juhuslik protsess. Protsessi võib mõista ka kui entiteedi seisundite muutumist ajas. Olendite. Seisundi muutusi, pigem kokku, iseloomustavad kokku, entiteedi omaduste, tunnuste, ja omistuste, atribuutide, muutused, siis tema tunnused, omadused, missugune ta on, see muutub protsessi käigus. Protsessid võivad olla nähtavad või nähtamatud, tuntavad või tundmatud. Jutumärgid kinni. Jätkab autor. Kuidas me oma nüüd hetke tuksi keerame? Ja autor kirjeldab näited elust enesest. Sul on plaanis maasikad ümber istutada, aga Jumal suure tähega naerab, kui inimene plaane peab ning vihma valab. Oma tubaste töödega mõnnatamise asemel vahid aknast rihma kui vaenlast, tingid tulutult taevaga. Oma kodukontoris, kontoriliik, üks sõna, mis ju arvuti nii paljudele meist ongi, saad oma asjade nohistamise sekka kutseid pidudele, esietendustele, vaikusele agrisse, üks sõna, meditatsiooni rännakule, üks sõna, aga projekti tähtaeg, üks sõna või trimmer käsib ja pangakonto, üks sõna, seis või rippumine keelab. Mõistagi proovid veel rohkem tööd teha, et tubli olemise üks sõna vahele meeli lahutada ja neuroosi jahutada, ent nii viisi kokku
kujuneb rabistamine homse arvelt, koma, mis lõpeb varem või hiljem haigusega. Saad lage vahtides järele mõelda, koma, mis ja kus nüüd üle ääre ja nihu läks. Jah. Kohanemine kui keskne otsus oli enne mõiste üks sõna, intelligentsuse tunnus, koma, nüüd suisa ellujäämise üks sõna, eeldus. Piret Jamnes Fontesest räägib meile ja ta räägib meile otsekõnes ehk siis Fontes, koolon, jutumärgid algavad alt, edasiliikumine üks sõna, soovitud suunas nõuab nii energiat kui õiget momentumit ehk siis ajastust, sünkrooni on see momentum. Kui asjad ei lähe nii nagu loodetud, tuleb kiiresti analüüsida võimalusi ja leida uus strateegia edasi liikumiseks üks sõna või kohanemiseks. Positiivse hoiaku säilitamine ebakindlas olukorras ehk siis lootusrikas üks sõna, koma, tegutsemisvõimet üks sõna säilitav ja konkreetseid metoodikaid rakendav kohanemine näib olevat lähiaegadel üks sõna, edu võti. Küll on edu võti jutumärgid kinni. Küll on hea, et keegi teine peale minu kirjutab sama keeruliselt või keerulisemaltki. Igaühele üks sõna sokutatakse kätte talle kõige arusaadavam üks sõna, võti. Olude ja kordade tõttu oli mul vaja oma kodus paar majakest lammutada. Avastasin neid prussivirnaks üks sõna, taandades, koma, et ükski neist ei olnud minu jaoks. Vot kus õppetund kõik, mis on tehtud endale pähe astudes teiste jaoks ega teeni sinu parimat võimalikku edenemist, iseenese pudistamise asjad, iseenese allasurumise ja ohverdamise objektid tuleb ümber teha, sõna otseses mõttes üles tõsta. Laagrite, laste, koolituste, mitte minu, üks sõna, mitte minu. Ehitised kehastasidki teiste elude elamist. Ehitame tekkinud materjalist mulle toa, mõttekriips, hästi armas kirjavahemärk, ohutu. See on nagu mu enese kohanemise sümbol parimas mõttes, enesekeskseks, üks sõna, teisenemine, sümbol, koma. Parimas mõttes enesekeskseks teisenemine ühtlasi õpetab protsessi venimine tegelikku kannatlikkust, 2 koma. Kuna head ehitajad kui uue Eesti defitsiit on mitmekordselt kakku üle bukitud, koma, jõuab järg minuni oktoobris, varsti. Seni harjutan oma kodu nägemist igal hetkel paigas pesana, koma, mitte pooliku objektina, koma, kus on tulemas kopa ja kraanamanöövrid, koma, pleki ja elektrimöll. Nii, siin on natukene sidekriips ja natukene liitsõnu. See näeb välja nii, kopa, sidekriips ja kraanamanöövrid, üks sõna, ehk siis kopamanöövrid ja kraanamanöövrid, pleki, sidekriips ja elektrimöll. Üks sõna, see tähendab siis plekimöll ja elektrimöll.
plekk. Ahaa, kahetähenduslik sõna. Mitte meil siis spot ega see ispatškanna ja värk, vaid see on metal, plekk. Jah. Rahulik, go with the flow. Ei käi 7 hoobiga, see on muinasjutu nimi. Vahva rätsepp. Täpsemalt rapsides, koma. Nii viisi kokku käkerdavad kilplased ja kratid. 2 muinasjuttu. Keskmes ja tead veel, inimene kulgeb igal hetkel nii, koma nagu sõnastab Cambridge Dictionary, colon. Nonchalantly engage in a situation without trying to change it or assert control over it. Vaba tõlge sulgude sees, nii võib panna küll. Kohane vastu hakuta, 1 sõna olukorraga, 1 sõna püüdmata seda muuta või kontrollida. Selleks, et oma elu mitte Kafka protsessi, see on jutumärkide sees, sest see on raamatu nimi ja Kafka protsessis on üks päris hea võimalik tsitaat go with the flow protsessi nautimise kohta. Kafka ütleb, et protsess ei saa nagu ka mitte progress muutuda religiooniks. Sellesse uskumine ei saa olla fanaatiline, kuna religioon on nagu giljotiin ühtaegu nii kerge ja nii raske. Usu Grammar Diary öeldud, colon. Go with the flow is an idiomatic expression, comma, inglise keeles ka, that encourages adapting to circumstances rather than resisting or trying to control them. Piltlikult öeldes, colon, kohane asjaoludega 1 sõna püüdmata neile vastanduda ega kontrollida. Ehitamine on selles mõttes jõulisim fookusesse õpetaja, koma, et sooritused on õiges järjekorras kokku, koma, ühtki redelipulka kokku vahele jätta ega vastupidiselt 1 sõna meheldada ei saa. Ning vanarahvaski kokku teab, colon, kaua tehtud kaunikene, koma, ruttu tehtud rumal töö. Molutamise hõrk kunst. See on Fred Jüssi testament. Õpetussõnad neile meile, kes me siin edasi paneme, ma ütlen, oi paneme edasi, Fredi. Orientaaltarkus 1 sõna kinnitab, colon, kui teed, koma, mida armastad, koma, ei pea sa päevagi töötama. Õigel teel olemist kinnitab pisiasi 1 sõna, koma, et tõused hommikul voodist mõnusa õhinaga, samas ei kihuta kõike korraga korraldama, mõttekriips. Liiga palju aknaid arvutis, 1 korraga lahti, koma, reha 1 ja mootorsaag 1 sõna, saeliik. Mootorsaag teises käes on juba teises käes, koma, on juba keskpäevaks 1 sõna, ämber peas ja sang jalge vahelt läbi. Jalge vahelt võib olla nii kokku kui lahku. Kindel ja kiire läbipõlemine. Viimses tekstis, koma, mille sõjalendur 1 sõna, Exupéry, enne viimset allakukkumist 1 sõna, kirjutas, koma, kordas ta otse kui 1 sõna üle, koma, mida sisemine laps
väike prints mäletas. Koolon, see ei ole tsitaat, nii et jutumärke me ei pane, see on refereering. Hea looja, õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti. Luues koos mitme vägeva daamiga teost naisena sündinud 40 aastat hiljem ja see on meil jutumärkide sees. Jutustame ühes peatükis kokku nii romantiliste investeerimise, krüptondamise kui justkui kokku väärikate ettevõtete kokku õngeotsa mineku vältimisest. Selle peatüki kokku kangelanna on õppinud pärast vägevaid prohmakaid endalt ja oma sisemiselt lapselt hommikuti küsima, mida ja kuidas ma täna teha tahan. Kohustuste hulgast valimise võimalus on juba pool naudingut. Vägivalla ohvrite 3 sõna kokku. Vägivalla ohvrite kogemusnõustaja 1 sõna, Piia Padar omakorda kokku. Kasutab rahustavat väljendit omas tempos nagu mantrat. Meie kliima ja kultuuri taustal on Fred Jüssi soovitatud mõlutamine kõige keerukam kunst ka siis, kui seda zenilt mediteerimiseks nimetada. Nagu Peep Vain oma uuemates koolitustes tõdeb, kibeleme head lapsed olema ka siis, kui vanemad on juba lahkunud. Pangalaen, autoliising, elektriarve, toidukorv sunnivad paratamatult tubliks igiliikuriks 1 sõna. Õnneks on meile kirjutatud ja tõlgitud õnneliku lõpuga muinasjutulaadsed, kõik 3 sõna kokku, muinasjutulaadsed tooted elust enesest. Kungsmor, Aino Perviku testament elu võimalikkusest elu lõpuni, vanaema õunapuu otsas, Miira Loobe ning vanaema ja 8 last metsas, Anne-Catherine Westley, nagu lubadus, et kõigi sigade ja kägude, droonide ja atentaatide kiuste on mingi osa maailmast 1 sõna, siiski veel elamiskõlblik kokku. Nagu näete, raamatu pealkirjadest ei võtnud ma ära interpunktsiooni, jätsin nii, nagu asi olema peab, et sulle meelde jääks, kuidas olema peab. Tänu neile julgeme uskuda, et on mõtet ennast väärika ea poole õppida. Fakt, et Lenin. On jah muretsemine nagu kiiktool 1 sõna, milles paigal õõtsudes palvetame, et juhtuks see, mida ei taha. Mul on iseenda 1 sõna jaoks nipp, kuidas endale protsessi nautimist 1 sõna võimaldada. Iga hirmutav ja ebameeldiv ülesanne tuleb kohe ja kõigepealt 1 sõna lahendada, et igasugune 1 sõna energeetiline side sellega katkestada. Voolamise telg on truudus. Hingerahu 1 sõna, südames on fookus, iseenesega kokku, sõber olla aitab lihtne ja loomulik distsipliin, mitte sõjaväeline kord, vaid rahulik ordnung, order. Oluline on mitte märtri ega vaesekese
energiasse kukkuda. Ah jaa, koma, kas ma tahaksin Andaluusiasse vaikima trofaga, koma, pädastesse koode lugema, koma, Egiptusesse galaktilise föderatsiooniga suhtlema. Kui tahaksin, koma, siis läheksin. Praegu loon omas tempos, mõttekriips, kohati endale uues ja tundmatus vaibis, mõttekriips, kodu. Järgmiseks võib go with flow vabalt näiteks Islandile viia ning kuna kaugelt paistab paremini, koma, toon iga päev uue iseenese üks sõna ikka koju tagasi luban. Me saame tegelikult täpselt, kindlalt, absoluutselt selle, mida me soovime. Kui sa tahad Andaluusiasse, sa saad. Sa saad Andaluusiasse, aga tule siis palun tagasi ka. Kallistan.